Tere hommikust ja ma ütlen kohe sissejuhatuseks ära, et pärast tervitussõnu ja mõningaid mõtteid olen ma ebaviisakas ja pean siit uksest välja minema, et Eesti riigi jaoks on täna äärmiselt oluline päev. Vabariigi Valitsus püüab kinnitada järgmise aasta riigieelarve projekti ja saata selle Riigikokku. Ja arvestades ka tänast teemat, ma usun, et see on kindlasti äärmiselt oluline, et mitte ainult sellepärast, et sotsiaalvaldkonna kulutused oluliselt kasvavad ja seal, nii nagu ka on juba meediast läbi käinud, on sees pensionitõus, aga ka tänase konverentsi just ääretult oluline punkt. Seonduvalt on siis see, et me püüame jätkata tööturumeetmete rahastamist vähemalt samas mahus, mis on sellel aastal. Ja arvestades, et töötute hulk on jäänud natukene väiksemaks, siis see tähendab, et rohkem inimesi saab abi. Aga vaatamata sellele, et ma tõesti varem ära pean minema, sooviks ma mitte ainult tõesti tervitussõnu öelda, vaid võib-olla ma teiega ka mõned sissejuhatavad mõtted jagada seonduvalt vanemaealiste tööturuga ja üldse, mis meid siis Eesti sees ootab. Mul on väga hea meel, et Ene-Margit Tiit teeb ettekande nii-öelda faktilise poole pealt, et me näeme, mis on meie seis võib-olla võrrelduna teiste riikidega ja lihtsalt nii-öelda tuim faktide rida, kui te nii tahate seda võtta, aga ma usun, et seal tuima faktide rea seas on tegelikult äärmiselt palju kasulikku infot, mida tasub analüüsida, mille üle tasub väga tõsiselt mõelda ja võib-olla see diskussioon aitab nendele ka natukene vastuseid või lahendusi leida. Et ega see ei ole ju kellelegi uudis, et kogu Euroopa, sealhulgas ka siis Eesti, on hetkel nii-öelda langevas trendis, mis puudutab eluiga või kuidas öelda, või vastupidi öelda, tõusvas trendis, et meie eluiga on kasvamas. Ühest küljest on seal kindlasti põhjuseks see, et meie eluiga pikeneb ja ta pikeneb kõige kiiremini Euroopa Liidus praegu. Et viimastel aastatel on see keskmine kasv olnud, keskmine oodatav eluea kasv circa ühe aasta kohta. Sealt kindlasti leiab erinevaid põhjuseid nii õnnetussurmade vähenemisest kui südame-veresoonkonna haiguste paremast ravist ja ennetustööst ja millest iganes. Aga see kõik paneb loomulikult täiendava surve sotsiaalsektorile ja loomulikult ka sellele, et mis me siis oma nii-öelda vananeva elanikkonnaga peale hakkame, et kui me meenutame või kui me teame, et Euroopas täna keskmiselt on kuskil 17% eakate osakaal, siis meil oli ta veel siin 90ndate alguses kuskil 12%, kui ma õigesti mäletan. Et see on päris, ja ka meie oleme nüüd jõudnud siis sinna Euroopa keskmise juurde ehk 17 juurde ja on ka tehtud arvutusi, ma ei tea, kas Ene-Margit näitab seda, aga et meie prognooside kohaselt on, kui me võtame tööealised, siis meil on 100 tööealise kohta täna 25,5 eakat. See number, vähemalt need prognoosid, mis me oleme püüdnud siis tulevikku vaadates teha, võiks 2030. aastaks jõuda 32,6-ni ja 2050. aastaks juba 37-ni. Ehk me räägime siis eakatest üle 65 aasta. Ja see kindlasti paneb väga suure küsimärgi sellele, mis me teeme ühiskonnas tervikuna tööturul. Ma isegi ei räägi praegu sotsiaalkulutustest, vaid ma just nimelt räägin tööturust. Kui vaadata Eesti eakate käitumist täna tööturul, siis me oleme olnud ühed aktiivsemad Euroopas. Üle-eelmisel aastal olime me isegi teised, Rootsi järel olime teised. Eelmisel aastal Eurostati järgi juba majanduskriis mõjus meile väga tugevalt ja me langesime 7. Ehk vaatamata sellele, et me oleme 7, on Eestis üsna ainulaadne olukord. Meil on kõrge eakate tööhõive ja meil on kõrge eakate töötus. Et need tunduvad justkui vastastikku mittesobivad näitajad, aga see on fakt. Neid põhjuseid võib
samamoodi siin leida kindlasti erinevaid. Üks, miks meil on kõrge eakate tööhõive, on kindlasti see, et Eesti on üks väheseid riike, kui mitte ainus, ma seda fakti võiks muidugi kontrollida, kui mitte ainus selle koha pealt, et Eesti töötaval pensionäril pensioni ei vähenda. Ja ka ei maksusta täiendavalt. Peale siis selle, vaid on täiendav tulumaksu vabastus veel lisaks. Nii et selles mõttes see on midagi, mida väga-väga suurel osal Euroopast ei ole. Ja kui vaadata seda nüüd nii-öelda numbrit, mis ma ütlesin, et 2050-ndaks võib olla see üle 65-aastaste number 100 töötava inimese kohta juba seal pea 40, siis kindlasti tekib küsimus, et mis siis need lahendused on. Kas lahendus on lihtsalt pensioniea tõstmine? Ma väidan, et lihtsalt pensioniea tõstmine meile midagi ei anna. Jah, ka seda tuleb arvutada ja mõelda ja vaadata ja see kohustus on ka valitsusele pandud. 2017. aastaks peab valitsus hindama siis seda parlamendi poolt 2009. aasta lõpus vastu võetud otsust tõsta pensioni iga 65 eluaastale. Samas me teame, et näiteks Soomes on pensioni iga nii-öelda ujuv ja me räägime üle 65-aastasest pensionieast, aga kui vaadata fakte, siis keskmine soomlane läheb pensionile 58-aastaselt. Ehk see ametlik pensioni iga on küll kõrgel, aga väga palju minnakse varem, kui me võtame keskmise. Kui tulla tagasi eakate töötamise juurde, siis mina ei ole kunagi vaadanud eakate tööturul osalemist kui nii-öelda muret või väljakutset, mida osad inimesed on püüdnud öelda, et näete, et noored ei saa tööle tulla sellepärast, et eakad ei lähe eest ära, et nad ju töötavad pensionieas. Vastupidi, see on väärtus ja see on võimalus ühiskonnale, mitte kohustus või selline taak, mida ühiskond peab siis kandma. Sellepärast, et ma toon teile ühe lihtsa näite, ma olen seda varem ka kasutanud, aga Saksamaal kriisi tekkides 2009. aastal hakati ette valmistama ühes autotehases, olgu see nimi nagu ta on, ma ei hakka seda ütlema, ühes autotehases projekti, kus kogu tehas ühes linnas kohandati vanemaealistele töötajatele. Ja selle tulemuseks oli see, et selles tehases töö tootlikkus kasvas circa 10%. Väga lihtsal põhjusel, eakad olid kohusetundlikumad, eakad olid täpsemad ja eakad tegid vähem, see kaasnebki kõik, et tuli vähem praaki, tehti vähem suitsupause ja kõik, mis sellega kaasnes. Selle vajadus selle ümberkohandamiseks oli tegelikult üsna lihtsad. Oli vaja suuremaid arvutiekraane, oli suuremat kirja vaja arvutiekraanile, oli vaja võib-olla mõnele seadmele suuremaid ja selgemaid nuppe koos tähistustega, võib-olla mõnes kohas täiendavad sellised istumistoolid või seismistoolid. Ja see kõik andiski selle, et keskmine vanus seal töötajaskonna hulgas märkimisväärselt kasvas, aga kasvas ka tootlikkus. Nii et tehas ja ettevõte iseenesest võitis. Ja eks tuleviku väljakutsed saavadki olema need, et mis on meie võimalused eakate tööhõives hoidmiseks. Kas need võimalused on need, et me suuname rohkem tähelepanu elukestvale õppele ja ümberõppele just vanemas eas? Kas me hoiame eakaid tööturul oma samal kohal või on mingi muu lahendus? Ma siiski pigem julgen arvata, et see põhiline võtmesõna on siiski valmisolek ja võimalused või ümberõppeks. Me teame seda, et Eesti tööturg on natukene ütleme nii, et üheprofiilne või inimesed on harjunud töötama ühel ametikohal väga kaua. See on läbi aastakümnete nii Eestis välja kujunenud, aga ma usun, et see on kindlasti trend, mis võiks suunduda teistpidi. Ehk me võiksime tõesti mõelda selle peale rohkem, et me oleme valmis töökohta muutma, me oleme valmis ümber õppima vajadusel ja oleme valmis ümber õppima ka vanemas eas.
see annab kindlasti võimaluse, et me oleme kauem aktiivsed ja kauem ise ka terved. See on üks väike aspektikene lihtsalt, et mida kauem me oleme aktiivsed, seda kauem oleme me ise ka terved ja seda väiksem kaudne kulu on ju tegelikult ka tervishoiusektoril. Ma usun, et kõik siin saalis võivad kinnitada kas oma või oma lähedaste kogemustelt, seda vähemalt mina võin küll kinnitada, et oma paari tuttava sugulase näitel võin ma kinnitada, et kaks prouad, kes on samaealised, kes on elanud tööpõlves üsna sarnast elu, siis üks, kes on täna aktiivne, käib aktiivselt väljas, lööb ühiskonnas elus kaasa ja aitab natukene võib-olla ka mõnes väikses MTÜ-s tööd teha, siis tema tervislik seisund on oluliselt parem kui sellel inimesel, kes pärast tööpõlve jäi koju ja väljas ei käi. Need on lihtsad asjad, mille peale me saame mõelda kõik. Ja ma usun, et tänane päev annab meile küll palju uut või vähemalt jagatud infot selle kohta, kuidas eakam põlvkond üha vanenevas Eestis ja kogu Euroopas saaks olla kasulik. Aitäh, ilusat päeva teile ja ma nüüd tõesti vabandan, et ma pean minema valitsuse istungile.